Tere, armas teeline! On hea meel jälle alustada uut mõtisklust ja tänase mõtiskluse pealkirja on üleskutsev. Olgu sul usku. Meie tänapäeval aga soovime hoopiski Jumalale öelda tihtipeale, anna mulle märki. Aga loeme Heebra raamatu 11. peatükist. Usk on kindel usaldus selle vastu, mida oodatakse, ja veendumus selles, mida ei nähta. Ehk siis uuemas eestikeelses tõlkes kõlab see hoopis teistmoodi. Usk on loodetava tõelisus, nähtamatud asjade tõendus. Enne Heebra 11. peatüki juurde jõudmist on Heebra raamatu kirjutaja jõudnud juba kirjeldada mingisuguseid argumente usu kohta. Ja nii saamegi 10. peatükist Heebra raamatust lugeda järgmised ütlemised. Salmis 35. Ärge siis heitke ära oma julgust. 36. salm. Meil on vaja kannatlikkust, et pärast Jumala tahte täitmist me võiksime saada kätte tõotuse. 37. salm. Veel pisut aega, siis tuleb see, kes peab tulema, ega kõhkle. Ja 38. salmist, aga õiged elavad usust. Niisiis Heebra 11. peatükk ei too mitte lugejale uut teemat, vaid jätkab selle arutamist, mida 10. peatükk juba rääkis. Mis siis usk on ja mida usk ei ole? Heebra 11. peatükis kirjeldatakse usku kreekakeelse sõnaga hüpostaasi. Seega usk on aine, aluseks olev reaalsus, garantii, isegi omandiõiguse dokument või tõend. Usk on ka tõend, see on sisemine veendumus nähtamatute asjade kohta. Oluline on märkida, et nähtamatud asjad ei tähenda kirjeldatavat või ebareaalset, tähendab kujuteldavat või ebareaalset. See viitab reaalsusele, mis on praegu meie käeulatusest väljas ja ajutiselt kättesaamatu. Aga siiski, usk ei ole pime ettekujutelm. Usk on Jumala kõikvõimsuse usaldamine enne, kui asjaolud on kooskõlas meie pragmaatiliste mõtlemistega. Mattuse 17. peatükis Jeesus käsitles seda teemat ühe näite varal loodusest. Jeesus ütleb, et nii väike usk kui sinepiivake võib mägesid liigutada. Ja see tekitab küll küsimusi. Esiteks, kas sinepiivakesel on siis suur usk? Või ütleb Jeesus hoopis, et meil on vaja alustuseks ainult väikest usku, mis pärast kasvaks? Tõeline vastus nendele küsimustele tähendab mõlemat. Sinepiivake pole iseenesest mitte midagi. See sõltub täielikult oma loojast. Samamoodi kui meie ulatame abikäe kas või väikese usuga Jumala poole, siis avastame äkitselt, et Jumal on juba sirutanud oma käe meie poole. Paljud meist suudavad samastada end selle mõttega, ma tahaksin rohkem usku. Või siis ma ei paneks pahaks issandalt tulevat märki saada. Pühakiri aktsepteerib seda soovi, aga samas hoiatab meid. Pühakiri räägib situatsioonist, kui märgi otsimine muutub ohtlikuks. Ja Mattuse 12. peatükis ütleb Jeesus, see kuri ja abielu rikkuja sugupõlv otsib märki. See on väga kainestav väide. Ometi räägib pühakiri sellest, mil Jumal andiski tegelikult märke. Ja nii Jumala antud märgid pühakirjast on siin mul loetletud. Esiteks, 1. Moose 9. peatükis Jumal asetas vikerkaare lepingu märgiks. Kohtumõistjate 6. peatükis Gideon palus märki ja pühakiri ütleb, ja nõnda sündis. Luuka evangeeliumis 1. peatükis Maarjale anti Elisabeti kaudu märk ja Luuka 2. peatükis karjastele öeldi, see olgu teile märgiks. On selge, et märgi küsimine ei ole iseenesest patt. Jumalgi annab neid. Aga mis on selle juures siis määrav? Peamine erinevus seisneb motiivis. Märgid ei ole pöördumise eeltingimuseks.
Jeesus õpetab, et märgid ei loo usku. Mujal ütleb ta veel, et mõned ei usuks isegi siis, kui surnud üles äratataks. Siis seega märk võib usku tugevdada, aga see ei loo seda. Mattiuse 4. peatükis on kirjeldus sellest, mis Jeesusega toimus kõrbes. Kõrbes saatan esitas Jeesusele väljakutse, öeldes, kui sa oled Jumala poeg, siis ütle, et need kivid saaksid leivaks. See oli ju otsene märgi nõudmine. Mitte Jumala usaldamiseks, vaid Jeesuse identiteedi ja autoriteedi tõestamiseks. Kas sa oled kunagi mõelnud selleks, kui Jeesus oleks tegelikult kivid leivaks muutnud, siis ilmselt saatan ei olekski pöördunud. Saatan poleks kahetsenud. Selle soovi juured olid kahtluses, mitte usalduses. Kuid milline koht on märkidel meie inimeste elus? On erinevus kahe järgneva väite vahel. Jumalat tema tahte otsimisel märgi soov ja tema sõna kinnitamise palumine. Või siis teisalt jälle tõestuse nõudmine, et saaks üldse uskuda. Alandlikkusest nõutavad märgid võivad julgustada, aga uskmatusest nõutavad märgid kalestavad inimsüdame. Seega siis usk ei tugine märkidel. Usk tugineb Jumala iseloomul. Märgid võivad usku tugevdada, aga need ei kinnita seda. Me usaldame esmalt Jumalat. Seejärel, kui tema soovib, järgnebki märk. Jeesus on tegelikult see, kes näeb meie usku. Ja siin on 3 mõtet seega seoses. Kuidas Jeesus meie usku tuvastab? Kuidas Jeesus meie usku tugevdab? Kuidas kahtlustega toime tulla? Kui Jeesus usku tuvastab ja märkab ja meie usku tugevdab ja seda isegi keset kahtlusi. Meie arusaam on tihtipeale selline. Kui on tegemist inimesega, kes on tegev kirikus, siis ta on ilmselt ka tugev usus. Kuid vaadake, kuidas Jumal seda näeb. 1. Saamueli 16. peatükis on ilmekas näide. Aga issand ütles Saamuelile, ära vaata tema välimusele ja pikale kasvule, sest ma olen jätnud tema kõrvale. Sest see ei ole nii, nagu inimene näeb. Inimene näeb, mis silma ees, aga issand näeb, mis on südames. Ja siit mõningad punktid. Esiteks, usku näitavad välised teod. Sa võid Jeesusele järgida väliselt, aga mitte oma südamega. Jeesuse jüngritest öeldi, et need on inimesed, kes järgisid Kristust. Aga oma sisimas nad ei olnud Kristuse järelkäijad. Nad ei usaldanud teda. Nad ei olnud kogunisti pöördunud. No üks näide Mattiuse 15. peatükist. Jeesus koos oma jüngritega jõudis Tüürose ja Siidoni piirkonna. Ja seal tuli üks naine, ta oli kaananlanna, ja anus Jeesuselt abi oma tütrele, kes oli teemonitest vaevatud. Teine kokkuvõte, usk ulatub üle mitmete barjääride. Sa ilmselt meenutad, kui Jeesus kohtus ühe naisega kaevul. Seal oli ilmne religioosne barjäär, paganliku religiooni ja judaismi vahel. Seal oli ka olemas etniline barjäär, kultuuriline barjäär, sest juudid vihkasid kaananlasi ja ka vastupidi. 3. punkt, usk ei kõrvalda vastuseisu. Usk peab vastu isegi vastuseisu või heidutuse korral. Kas me oleksime alla andnud? Kuula, see oli Jaakob, kes ütles, ma ei lase sind lahti, kui sa mind ei õnnista.
See oli Abraham, kes ütles, ma ei kõhkle uskmatuses, isegi mitte aastakümneid kestnud ootamise järel. Kuid see pole veel kõik. See oli Joosep, kes ütles, ma pean vastu vaikustes ja kannatustes, kuni sina mind päästad. See oli Hanna, kes läks oma teed ja sõi ning polnud enam kurb, kuigi tõotus saada laps polnud veel täitunud. Kuid tema võttis selle vastu usu läbi. See oli Hiop, kes kinnitas, kuigi sina mind surmaksid, usaldan ma ikkagi teda. Need olid 3 Heebra noormeest tuura tasandikul, kui nad teatasid. Aga kui mitte, me kummardame ikkagi ainult Jumalat. See oli Paulus, nõutu, aga mitte meeleheitel, tagakiusatud, aga mitte hüljatud, maha löödud, aga mitte hävitatud. See oli Jeesus. Rõõmu pärast, mis oli tema ees, talus ta risti. Kuid jätkame nüüd selle kaananlanna ja Jeesuse vestlusega. Kuulame, mida Jeesus ütles talle. Ei ole hea võtta laste leib ja visata koerakestele. Aga naine ütles, jah, issand, ometi söövad koerakesed puru, mis langevad nende isandate laualt. Siis Jeesus vastas ja ütles talle, oh naine, suur on sinu usk, sündigu sulle, nagu sa tahad. Ja ta tütar sai terveks just sel samal tunnil. Kas sa panid tähele Jeesuse suhtlusviisi? Iga kontakt kellegagi oli kantud eesmärgist lunastada. Ja selle taustal võiks meie palve täna olla, näita meile, mis on meie südames. Suurenda meie usku Jeesusesse. Kuid Jeesuse päevil oli juba ilmne suur kontrast. Esiteks, Iisraelis püüdis Jeesus inimesi veenda, et ta on Messias. Aga paganate ühiskonnas oli see naine nii veendunud, et ta ongi Messias, et Jeesus ei suutnud tema pingutusi tagasi hoida. 4. moment. Usku puhastatakse ja tunnustatakse. See naine haaras tõotusest kinni usu läbi. Kuigi Iisraelile anti palju õnnistusi, kas polnud ka mulle midagi jäänud, oli tema küsimus. Sa näed, et Jeesus testis ja puhastas tema usku. Ja me loeme sellest loost, et kaananlanna usk sai tasutud, tema tütar sai terveks. Jeesus tuleb alla muutmise mäelt. Jüngrid püüdsid ühest poisist teemonit välja ajada, kuid piibel ütleb, neil see ebaõnnestus. Kogu see kannatuste jada sellele väiksele poisile oli toimunud lapsepõlvest saadik. Ja nüüd kuulake, mida isa ütles. Aga kui sa midagi võid, tunne meile kaasa ja aita meid, kui ta pöördus Jeesuse poole. Isa ei ole Jeesuse väes kindel. Tal puudub see usk. Siit järgmine punkt. Usku või selle puudumist saab väljendada. Tihtipeale öeldakse, et ei ole hea igasuguseid küsimusi küsida. Kuid siin me näeme, et meil ei ole vajadust oma küsimusi alla suruda. Neid on vaja väljendada. Jeesaja raamatu 1. peatükis piibel ütleb koguni nii. Tulge nüüd ja seletage, mis isekeskis, ütleb Jehova. Johannese 20. peatükis me kohtame Toomast, kes väljendas oma kahtlust, kas on ikkagi tegemist Jeesusega. Kuidas Jeesus sellele reageeris? Jeesus reageeris kohalolekuga, mitte häbiga. Ta kutsus Toomase ja ütles, pane oma sõrm minu külje sisse. Kui me veel meenutaksime Hiopi arutelu Jumalaga, kui mitmekesine see oli, kui kestev see oli, kui pingeline ja püsiv see oli.
Mattuse 14. peatükis me loeme ka Peetrusest, kes kõnnib vee peal ja hüüdis ühel hetkel, issand, päästa mind. Aga Jeesus ütles temale Markuse 9. peatükis, sa ütled, kui sa võid. Kõik on võimalik sellele, kes usub. Ja isa vastas selle peale, issand, ma usun, aita minu uskmatust. Ja viimane punkt, usk palub rohkem usku. Isa usub piisavalt, et vaevuda küsima, aga võiks rohkem uskuda. Seega kasuta oma olemasolevat usku, et paluda rohkem usku. Ja nüüd üks moment sellega seoses, kus kohas me tihtipeale oleme isegi kiusatuses ja näeme endi ümber, et inimesed segavad ära kaks mõistet, usk ja tunded. Ja ma tahaks midagi öelda tunnete kaitseks. Need on meie inimolemuse väga reaalne ja tähendusrikas osa. Teadupärast robotitel tunded puuduvad. Tunded lisavad meie elule värvi ja maitset. Need võivad olla nii ilusad, osana meie suhetest, naudingust, eneseteostusest ja saavutustest. Need on osa meie 6. meelest, mis annab meile märku ja annab väärtuslikku teavet. Nii et me saame öelda vahest, midagi siin juures ei ole päris nii. Meil on aimdus, millist otsust langetada. Füsioloogiliselt oleme loodud tundma. Kui loed piiblit, siis avastad, et Jumalal on ka tunded ja ta väljendab neid. Seega tunnetel on oma koht, aga me peame teadma seda kohta ja seadma tunnetele piirid, sest tunded võivad olla äärmiselt võimsad, need võivad paisuda, nii et meid suunata teatud suunas, kuhu me ei soovi tegelikult minna. Need püüavad meid kogunisti kontrollida. Ma hindan seda, et ma tunnen, aga ma annan enesele aru sellest, et tunded ei ole minu teejuht ega ainus ja õige vale määraja. Ma ei lase neil reaalsust varjutada, ka mitte määra minu väärtust ega defineerida mind. Samuti ei ole need otsuste kuulekusega õigete asjade tegemise aluseks. Kui selleks ei ole tunded, siis mis selleks siis tegelikult on? Ja vastus on ilmne, selleks on usk. No nüüd me oleme palju usust rääkinud, mis asi see usk siis tegelikult on? Uues tõlkes piibel ütles, nagu ma juba märkisin, usk on loodetava sisu, nähtamatute asjade tõendus. Kreeka keeles toetatud tõend usaldus. Tavaliselt tugineb meie usaldus tunnetele, mitte kindlale alusele. Aga usk on midagi muud. Usu kaudu me mõistame, ütleb Hebra 11.3, et maailmad on valmistatud Jumala sõna läbi, nii et nägematust on sündinud nähtav. Jeesus, nagu me juba lugesime, defineeris suurt uskus, osutades Rooma väepealikule, kes ütles, räägi sõna ja see on sama hästi kui tehtud. Sa näed, et usk on ülimalt seotud sõnaväega teha seda, mida see ütleb. Usk on aktiivne uskumine. Olgu näiteks meenutatud seda naist, kes puudutas Jeesuse rõivaid. See oli usutegu. Või siis hoopiski Noa, kes ehitas laeva üle 100 aasta. Mis asi see oli? Usutegu. Simson sirutas oma elu viimastel hetkedel käe Jumala poole ja palus, et tema käed võiksid olla asetatud 2 samba külge, et ta võiks oma missiooni teostada. Tunnustatud usk peab olema tegutsev usk. Usk projekteerib tulevikku seda, mida veel ei ole. Syofoinike naine palus Jeesuselt, et ta ajaks kurja vaimu välja tema tütrest. Mida talle öeldi? Selle sõna pärast mine. Kuri vaim on sinu tütrest lahkunud. Mattuse 15. peatükis öeldakse, aga kes tegusid ei tee, vaid usub temasse,
Kes mõistab õigeks Jumalattu, sellele arvatakse tema usk õiguseks. Seega usku loetakse õiguseks. Rooma 4. peatükis. Kui Jumal meie elusid hindab, kui usk on olemas, on see sama, mis õigus. Meid tehakse usu läbi õigeks, ütleb Rooma 3. peatükk. Mis on siis õigus? Kui näed head, tõelist armastust tegudes, ausust, lahkust, omakasu püüdmatud andmist, lojaalsust, üksteise eest hoolitsemist, see on Jumala õigus elus. Meie aga ise püüame olla enesest õiged, moraalselt laitmatud, seadust järgivad, saavutada seda, mis on minu jaoks hea. Kas sa paned tähed seda isikuse motiivi siin, et see oleks tagatud? Aga tõeline õigus tuleb usu läbi. See on ainus tee meie õigesse suhtesse Jumalaga. Usk on ju uskumine, et Jumal on see, kelleks ta ütleb end olevat, ja uskumine, et mina olen see, kelleks tema ütleb mind olevat. Kõik need punktid aitavad meil usku mõista. Ütlesin juba, et Jumalal on tunded, aga tal on ka usk. Tugev usk, mis jääb püsima hoolimata meie usu puudumisest temasse. Meie uskmatus ei muuda Jumala usku tühiseks. Meie usk põhineb tavaliselt sellel, mida me näeme Jumalat tegemas või tegemata jätmas. Tugev usku defineeritakse sellest, kui me näeme teda tegemas seda, mida me tahame. Oli Iisraeli keskel tugev usk, kui nad läbi Punase mere kõndisid. Aga kus see usk oli, kui nad seisid silmitsi hiiglaste ja vankritega, reaalse armeega? Jumala usk ei põhine sellel, mida ta näeb meid tegemas või tegemata jätmas. See on tugevam kui meie usu puudumine temasse. Jumala usk on see, kuidas ta nimetab neid asju, mis pole tegelikult olemas, justkui oleksid need juba olemas, nagu Rooma 4. peatükk kinnitab. Milline eluviis? Iga päev täis lootust, kindlust, ootust ja enesekindlust. Kui Jeesus ütles, et see on lõpetatud, oli see usu avaldus, mitte tunne. Jeesuse tunded ei olnud need, mis teda Golgatal toetasid. Aga kuidas on meiega? Rooma 12. peatükk ütleb, et Jumal annab igale inimesele usu mõõtu. Mida me teeme sellega, mis meile on antud? Ilmutamisel 14. peatükk ütleb, et mõned hoiavad Jeesuse usku. Neis, kes elavad usus, kasvab see, kui seda elatakse usust usku, nagu Rooma 1 ütleb. Sel viisil usk kasvab. 2. Korintuse 10. peatükk kinnitab, kui me ei hoia ja ei ela usu järgi, siis see mandub, kuna seda ei praktiseerita. Paulus viitab ususeadusele. Seadus, mida me peame pidama ja mille järgi elama, jah, aga see on ka seadus selles mõttes, et see on usaldusväärne, tugev. See on põhjus-tagajärg printsiibil töötav. Milline alus? Nii tugev enesekindlus ja lootus usus. Usk ei ole tunne, see ei tee tundeid halvaks. Ärge ajage usku segamini emotsioonidega. Me võime tunda nii tugevat usku, kui muusika on valjult mängimas, ka siis, kui me jõuame kusagile mäetippu või kui me vaatame päikesetõusu või loojangut. Aga kui me oleme sügavas meeleheites, kui tunneme end lootusetuna, depressioonis, Jumalast eemal, siis peame oma meelt usu kaudu harjutama ja uskuma, issand, ma usun, aita minu uskmatust, sa oled ju ligidal. Minu parimatel päevadel, kui tunnen end Jumalaga ühenduses olevat ja turvaliselt, ja halvimatel päevadel, kui tunnen end läbikukkujana või eemal olevana, on usk Jumalasse ja tema sõnasse Jumalaga püsiva ühenduse alus. Selleks, et usk oleks tugevam kui meie tunded, peame laskma usul end juhtida. On aegu, mil usk laseb tunnete ohjad lahti ja laseb meid tunnete järele sõita, aga on aega, mil usk hoiab ohjad enda käes.
tõepoolest, hoia neid tagasi, tunnista oma tundeid, aga ütle, ma lähen siiski usuteed. See on tugev otsus. Et usk oleks tugev, tuleb seda harjutada. Me vajame tegelikult jõudu, et puhata ja elada Jumala sõna järgi, mitte sellepärast, et me seda tunneme, vaid sellepärast, et me seda usume. Kui meil on Jeesuse usk, siis ei hõlma see üksnes talle ja tema sõnale kuuletumist ning selle kaudu usu jäljendamist, mis Jeesusel oli Jumalasse. Jeesuse usk tähendab ka aktiivset ja elavat igapäevast kogemust Jumalaga. Teadvustamata, et Jeesus on meie igapäevaelu keskpunkt ja selle põhjal tegutsemata ei saa meil olla päästvat sõprussuhet Jumalaga. Kui meil on Jeesuse usk, siis tahame, et Jeesus elaks meis. Ja nii ongi tema usk meie südames, sest Jeesus on meie usu tõeline alus. Mõnikord võib meie usk olla nõrk või rammetu, aga Jeesus on väärt. Jeesus on väärt ja meil saab olla tema usk, mis kajastub meie kogemustes ning on omistatud tema armuannina kõigile, kes usuvad. Kui palju Jeesuse usku sina tahad? Palu alandlikult, et Jeesus annaks sulle seda ja toetu Heebra 11. peatüki 6. salmile kui isiklikule palvele öeldes, Issand, ilma usuta on võimatu olla sulle meelepärane. Ma tulen sinu juurde ja usun, et sina oled olemas ja et sa annad mulle palga, kui ma hoolsalt sind otsin. Ma teen seda praegu. Meid mõistetakse õigeks. Mida see tähendab? Meil antakse süü andeks ja meid tehakse Jumala ees õigeks. Kuidas? Usu läbi. Rooma 5. peatükk kinnitab seda. Meid pühitsetakse. Mis asi see on? Meid tehakse Jeesuse sarnaseks. Kes teeb? Jumal teeb seda. Nii ütleb Piibel. Usu läbi. Kui kutsume Jeesuse oma ellu, saame usu läbi Jumala lasteks. Me elame usu läbi Jumala pojasse, mitte oma suutlikkusse. Mulle meeldib selline lõik ühest raamatust. Miski ei ole näiliselt abitum, kuid tegelikult võitmatum, kui hing, kes tunneb enda tühisust ja loodab tervenisti päästja teenetele. Palve, tema sõna uurimise ja usu kaudu tema pidevasse ligiolusse võivad nõrgimad inimolevused elada ühenduses elava Kristusega ning tema hoiab neid käega, mis iialgi ei lase lahti. See on meie lootus. Jeesus südames. Õnnistatud päeva sulle, peatse kohtumiseni.